tere! Tere! Tere Nette! Tere Nette! Tegelikult ei vastanud minu ettekujutusele, et ma alguses arvasin, et Alfa on selline, et ükskord nädalas käivad inimesed koos ja õpivad seal mingi liibri küsimusi ja ma ei arvanud ausalt öeldes üldse, et see mingi siuke huvitav üritus on. Ma mõtlesin, et ma lähen lihtsalt huvi pärast, et umbes, et kõik käivad Alfa läbi ja nii edasi, aga tegelikult see oli väga fun ja väga tore. Ei, ma ei kartnud Alfale tulla esimene kord, et kui ma siia tulin, ma jäin natuke hiljaks, siis oli kõhe uksest sisse astuda, aga muidu mingit kartust küll ei olnud. Jah, täitsa vabalt istusin ja kui ma sisse astusin siia esimest korda, siis soojad pilgud tervitasid, nii et ma ei kartnud midagi. Ja väga positiivse mulje, et siis, kui ma uksest sisse astusin, siis üllatavalt sõbralikult võtsid kõik vastu, tutvustasid ennast, et selline tundsid nagu oleks kõigiga kohe sõber ja järgmine kord otsustasin sõpradele sellest rääkides. Kindlasti mõnus õhkkond, sõbralik. Et ma alati ootasin noort Alfat, ma teadsin, et esmaspäeval on, kui ma praegu ei eksi hetkel. Alati oli väga tore tulla. Noortepärane oli võib-olla sellepärast, et see kogu piibli tundmine see tehti noortele palju selgemaks ja lihtsate vahenditega, näiteks näitemängudega. Mitte selline nagu koolis õpitakse vabas õhkkonnas ja pausidega. Seda kindlasti ei olnud, et mingisugust pealesündimist ega midagi lihtsalt kuulasid ja olid ja sul oli hea olla. Kuigi ma olen kasvanud kristlikus peres, aga lõpuks ma sain ikkagi aru, et see oli väga vajalik, et midagi oli. Kõik sai palju selgemaks. Mitte rääkida. No aga vaata sa ikka teistele räägid, kus sa saad eksami hea tulemuse, räägid või? No nii, aga miks sa siis peaks seda hea uudist jagama? Ikka mõtle nagu ratsionaalselt. Ära hakka, Johannes, mina julge. Sina oled siuke julge. Mis sa arvad, et mina julge? Rohkem siuke spordi. No aga see ongi just nagu. Kuule ja okei, tšau! Tere, Mari! Tere! Tere! Rõõm näha! Siin ka tegelikult pole täiega ammu näinud. Kus sa tuled siis? Vanade aegel mälestused! Kas sa ikka vaja spordipaista? Kuule, olen jah. Tuled treenist raudselt, las ma panen läbi. Ma nii palju ei tee ära. Ei tee või? 3 korda nädalas. Ma arvasin, ega alla 3 sa pole kunagi teinud. Ei ole jah. Okei, lahe. Olen õppinud selle kohta. Mida sina teed? Ma käin tööl. Ja... Kuulsin, et midagi rääkisite sõbraga, midagi usutöömuse. Kirikus käin. Tore. See teeb tegelikult lahe. Jumal on tegelikult lahe. Ma olen nagu nii palju uusi asju õppinud seal. Need on kõik normaalsed inimesed. Jumal on lahe, kas see nagu Jumala võikamine ei ole? Ei, ma nagu ei ole. Mida minul olid ka nagu vanavanemad olid kristlased, nemad küll niimoodi ei rääkinud. Rääkinud jah? Ei. Ma ise ei usu Jumalat, aga nemad küll selliselt ei rääkinud. Ma sain aru, et nemad olid usklikud inimesed, aga nemad ei rääkinud, et Jumal on lahe. Ei, võivad rääkida. Noored räägid. Ma arvan. No tõesti. Ma olen Jumal cool, nagu sport on cool. Üldiselt ma olen üsna võhik ka, sest ma ainult käin kontserditel ja aeg-ajalt vahest satun kirikusse. Kuule, eelarvust ei ole või? Ma arvan, et sul on eelarvamused ja need ei ole nagu päris õiged. Või tähendab, minul olid. Ma ütlen midagi sinu kohta. Ma ei tea, kas mul väga suur eelarvamus on, aga ma olen vaadanud kristlasi, et nad nagu väga palju räägivad, aga väga vähe teevad. Ja... Mida siis vähe teevad? Selline kuidagi halamine ja selline nutumine see kristlus. Minule, sa oled pealt tulema asjasse ja sa näed, et see on teistmoodi päriselt. See on lahe, nagu täiega lahe. Mul ongi väike plaan, et järgmine kord võiks ka mõned sõbrad siia kutsuda. Loomulikult julgeksin ka kutsuda neid, kes ei tea Jumalast julgust mitte midagi. Et see on just, ma arvan, et õige koht, kus selle teemaga tutvuda, kus saada positiivne elamus.
et see ei ole see, et sind hakatakse vägisi uskuma, aga see on ikkagi sinu otsus, mis sa lõpuks vastu võtad. Kas sa lihtsalt võtad seda kõike nagu uue informatsioonina või sa hakkad kõike seda ka järgima? Jah, ma olen oma sõpru ka juba kutsunud siia sügisel algavasse algasse ja nad on hea meelega nõus tulema. Jah, loomulikult julgeksin ja just sellepärast siia, et ma arvan, et kui sellised inimesi, kes üldse kristluselt mitte midagi ei tea, lihtsalt kirikusse kutsuda, siis nad võivad sama näoga lihtsalt ära minna ja ilma, et nad asjast midagi aru saaksid, aga ma arvan, et see alfa kursus on just see, mis tutvustabki eriti nendele inimestele, kes absoluutselt midagi asjast ei tea, tutvustab neile seda kristlust ja usku. Annab ühelt poolt jõudu see, et kui ma näen rõõmsaid noorte nägusid, võite kaameraga siia suunata, näidata neid noori, kes meie koguduses käivad ja kes on meie koguduse noorte sõbrad, sest kõik noored, kes alfale tulevad, ei ole mitte kristliku taustaga, väga paljud tulevad lihtsalt tänavalt koolidest ja sõprade kaudu, siin ka intervjuude kaudu välja tulnud. Aga jõud annab see, et see teadmine, et Jumal armastab noori ja Jumalal on väga hea plaan noortega. Ja Jumal tahab, see on Jumala tahtmine, et noortele räägitakse usuasjadest tänapäeva keeles ja tänapäevaselt arusaadavalt.